Head kohalolijad, oleme täna siin metsakalmistul kolonel Alfons Rebase haual. Täna on tema 117. sünniaastapäev. Rebane oli Eesti armee ohvitser, ta oli saanud Eesti armees hea väljaõppe ja 41. aastal läks tal seda Eesti teises vabadussõjas vaja. Siis alustas ta oma sõjamehe teed Aaspere valla maadelt Pauna metsast, kuhu olid kogunenud metsavennad. Ka Alfons Rebane oli nende hulgas. Seda nimetati Pauna laagriks, aga osa mehi olid tulnud sinna ka Kavastu poolt ja ajaloos on dateeritud ka, et osa nimetanud seda Kavastu partisanide pataljoniks. Ja see partisanide pataljon siis lõi ka lahinguid juba enne sakslase tulekut, mitu olulist lahingut, nii Liiguste lahingu kui ka Loobu lahingu, mis oli üks suuremaid ja Loobu lahingus on ka nüüd Rebane ise suure tõenäosusega olnudki selle lahingu juhiks seal. Villu Jahil oma raamatus on kirjutanud, et Pauna laagris oli ka 5. Riigikogu esimees Rudolf Benno. Päris ta käis seal laagris ja päris ei vasta tõele, et ta elas seal laagris. Ta viibis seal mõned päevad, ta oli Loobu laagri, metsavendade teise laagri, suurema laagri juht. Ja neid laagreid oli veel nii seal Sagadi laager kui ka Võle laager. Võle laager siis jäi 41. aasta suvel Punaarmee rünnaku alla, see piirati osaliselt sisse, aga seal jäi nagu natuke, ütleme, uukujuliselt, et üks ots jäi lahti. Ja sealt said ikkagi inimesed välja minna, kuigi seal oli vigastatud ja võeti ka venelaste poolt siis kinni inimesi, kes olid ühesõnaga sinna, et sundmobilisatsiooni mitte Punaarmeesse minna, olid sinna varjunud. Ja mõned mehed siis, kes sealt said nagu laagrist välja, need siis tulid sealt kaarega ja liikusid läbi Kavastu ühesõnaga Rebase laagrisse. Ja need olid, kuna üks inimene sinna Rebase laagrisse tõi, ühesõnaga siis Rebane kehtestas ka siukse asja, et sealt laagrist enam ei minda välja, sest tollal liikus ka metsas ühesõnaga niinimetatud punaseid äraandjaid. Ja suure tõenäosusega Võle laagris juhtuski selline lugu, et ikkagi selle laagri seltskonnas pidi olema keegi sees, kes andis informatsiooni, sest neil oli pikk puu, mille otsa roniti ja milles oli kogu aeg siis vaatluspuu, ühesõnaga, kus oli hästi maantee näha. Ja ometi see mees oli seal puu otsas üleval, ühesõnaga, kas ta jäi seal purjus peaga magama, ta oli natuke napsi võtnud, seda ei tea, ühesõnaga, aga see laager piirati uukujuliselt umbes sisse. Nagu ma siin eelpool ütlesin, üks ots jäi lahti. Ja õnneks siis, kuna seal laagris oli väga vähe relvastatud inimesi, nad ei suutki ühesõnaga vastusut lasta ja jäid ka tuule alla ja üks mees sai seal päris kõvasti haavata, üli raskelt, aga leiti siis paar päeva hiljem sealt Võle ühe talu heinamaal. Nii, ja need mehed siis, mis sealt olid relvamehed, need siis ühinesid ka hiljem siis selle Rebase laagriga seal Pauna metsas. Muidugi ühest lahingust ei ole veel räägitud, et see on see lahing, mis peeti enne saklase tulekut, see oli Aaspere praeguse vilja, ta oli Vana-Narva maantee, siis praeguse viljakuivati koha peal, kus siis Rebase mehed, neid oli ka väga vähe seal. Nende hulgas ka minu vanaisa vend, Artur Miildop, ründasid siis seal Punaarmee autot. Nad said päris kõva sõjasaagi seal ja kõik need punaväelased, kes seal autos olid, lasti maha. Ja nende laibad jäidki sinna tee äärde, kuni siis sakslased tulid ja käskisid kohalikel neid ära koristada. Aga tema ütles selle peale, et meie neid vaikasid ei vea siin, kurat, et ühesõnaga, et leidki Vene sõjavange. Ja siis ikka mõned leiti sealt kuskilt, kes oli vangi võetud sakslaste poolt. Need laibad olid siis muidugi mingi paar päeva juba seal vedelenud juba enne, sest sakslased ei olnud veel tulnudki, aga oma kaitsemehed ju ei valvanud neid ka sellega. Aga nii nad seal tee ääres olid ja lõpuks nad visati Trahti Reinamaa kraavi sinna. Nii et hiljem sealt punaväelased mingid kaevasid välja ja olid need Aaspere parki maha matnud, aga minu teda nad olid kaevanud üldse vale koha pealt, nii et seda ei ole veel lahti kaevatud tänapäeval, et ei tea, mis seal sees on.
aga see oli üks Rebase siis aktiivsemate meeste, sest see laagrist läksid nagu teatud grupid, relvastatud grupid läksid välja, aga laagris oli ka, noh, Villu Jahil on kirjutanud üle 200 mehe, see päris ei vastanud tõele, seal 40 meest umbes võis olla relvastatud faunalaagris ja ülejäänud lihtsalt meestel ei olnud lihtsalt relvi. Ja relvi käisid siis hankimas ainult need mehed, kel relvad olid. Ja kui neil õnnestus midagi ära võtta, ühesõnaga, siis nad tulid nagu nende relvadega tagasi ja said siis anda jälle järgmisele mehele seal. Sest relvi, tollal ju Eesti armee relvad korjati, nagu te teate ise kõik kokku ja vast nüüd ma olen ka ajaloos natuke jällegi täpsustanud ajalugu, kui Kaitseliidu relvad ära korjati, siis Konstantin Pätsi allkirjaga paberiga, siis temaga ikkagi enne jõudis rääkida admiral Pitka, kes on üldse üks suuremaid legende ja rahvuslasi, ühesõnaga ta ütles, et Kaitseliidu laiali saatmine, relvade ärakorjamine Eesti Vabariigi kehtiva korra ajal on kuritegu ja ma arvan, et Pitka oli ka siis 40. aastal üks suuremaid Eesti riigimehi, kes võitles, kuigi 39. aastal oli kolonel Richard Masing see mees, kes Laidonerilt ja Orasmaalt, kes oli Kaitseliidu ülem, nõudis ühesõnaga mobilisatsiooni kohest väljakuulutamist, mida ei tahetud teha ja selle tõttu katkes ka Eesti Vabariik kui selline. Aga Rebane oli üks neid väejuhte, Eesti väejuhte, kes siis Eesti Leegioni aluse panija nii-öelda ja üks juht, kes võitles siis teises vabadussõjas meie maa vabaduse eest ja ta sai varem juba raudristi, aga 8. mail 1945 siis, kui Saksa riigijuht oli juba admiral Dönitš, andis talle ka Tammelehe, tal juba olemasoleva rüütlisti juurde. Ja Rebane sai sellest annetamisest alles teada vist kuskil mõni aasta enne oma lahkumist, kas 72 või 74 kuskil, kui Saksa rüütliristi kogu liige saatis talle kirja, et teie võite ennast auga nimetada Tammelehega rüütliristi omanikuks. Sest see vääristamise raamat, Oberkommando der Wehrmachti vääristamise raamat viidi 23. mail 1945 siis Moskvasse ja see kuskil 70-ndate natuke hiljem anti siis Saksamaa liitvabariigile kuidagi tagasi. Ja sealt siis tuli välja. Nii et me oleme Eesti ühe suure sõjamehe kalmul siin täna tähistamas tema 117. sünniaastapäeva. Aitäh sulle, Alfons, et sa Eesti eest võitlesid. Aitäh ka kõigile kohalolijatele, elagu Eesti!